No nii, sõbrad, tervist kõigile, olen Kristo ja räägin oma tegevust taksotus. Teate, sõbrad, on juurde võtnud ja rämedalt tahaks alla saada seda kaalu. Peaks nagu tegema trenni, liigutama ennast, aga samas tahaks ka raha teenida. Seega, sõbrad, milline oleks parim variant nii raha teenida kui ka liigutada ennast? Muidugi toiduvedu. Sõbrad, toiduvedu. Täna ma teen seda Bolt Foodiga ja vaatan, pole ammu sõitnud, vaatan, mida õnnestub ka siin teenida. Viimasel ajal on seal olnud, nendes Telegram kanalis on olnud info, et kõrgemad hinnad praegugi on juba kõrgem hind, nii et alustame ja vaatame, palju õnnestub teenida. I like that. No Space Jam, but I slammed the jam. STL, you know who I am. International grown, betcha. The next one that will try to clone. Stupid, I get crazy. You want some, come get some, baby. No nii, esimene tellimus on võetud. Ja meil on topelt tellimus, teine on kohe Pirosmanni, mis ta on siis? Nõmme Pirosman, sealt tuleb peale võtta üliõpilastee. Nii et esimene Madise toit ja teine veel on selgusetu, mis toit see on, aga juba liigume seda peale võtma. No võt juhtub ka selliseid asju, minu topelttellimus läks natukene nihu. Telliti hotell Džungli juurde ja selgub, et inimene asub hoopis mujal. Mis teha sellises olukorras? Helistad supportisse ja support lubas kompenseerida selle sõidu siis. Ma loodan, et see ka õnnestub. Kirjutan talle siis, et džunglist sõitsin ülikooli. Kuidagi niimoodi. Vaatame, kui palju sellest saab ka toetust. Ja nüüd ma pean supportiga tegelema. Vaatan, mis meil õnnestub siin. Ma pole kunagi seda teinud. No nii, järjekordne topelttellimus. Esimene tuli Magistral Petri Pizzast ja järgmine on Mustamäe keskuses Lidost. Nii et kui need topelttellimused jätkuvad, pole üldse pahane. Seda kiiremini teenib pappi. Meil kunagi hiljuti grupis just küsiti, et kas neid topelttellimusi enam ei ole. Ja mehed, on küll täiesti olemas need topelttellimused. I got your attention, spending that mulla. I'm a drop top in pocket, swolla. No nii, teine tellimus on peale võetud, nii et viime toidu laiali. No nii, järjekordne topelttellimus on käsil mul. Teie ainult vaatate, mina teen tööd. Tellimusi tuleb järjest, on ka pikendatud koefitsiendi aeg, ehk siis praegu on 2:30 ja 2:30 ma kavatsen ka töödata. Ma loodan, et ma jõuan 2:30 töödata, sest mul hakkavad telefonil akud tühjaks saama ja kahjuks see pole minu auto, kahjuks selles autos ei tööta mul sigarisüütaja, kuskil on mingi kaitse läbi põlenud, nii et seega ma ei saa charge ida oma
oma mobiiltelefoni. Nii et aga loodan 2:30 enam-vähem välja venitada ja siis tõmban koju ja laadima. Ja siis vaatame õhtul edasi. No nii, lõpuks saab selle kuradi maski ära võtta, prillid ette panna ja liikuda kodu poole. Kell on küll 2, aga mul saab kohe aku tühjaks ühel telefonil, mis jagab netti, nii et lähme koju, puhkame, teeme väikse pausi, laeme telefone ja siis kohe tagasi tööle. Nii et minu jaoks paar tundi, teie jaoks üks hetk. 2 hours later. No nii, sõbrad, kell ei ole 5 isegi, natuke enne 5 läksin liinile tagasi ja kohe tuli topelttellimus Rocca al Marest. Jah, natuke kaugel on sõita selle järgi, aga pikk ots on tagasi vedada Rocca al Marest siia Mustamäele. Mõlemad tellimused tulevad siia tegelikult minu kodukanti. Nii et sinna 5 kilomeetrit ja siis tagasi 2 tellimust 5 kilomeetriga. Ja meil on praegu koefitsient juba üleval, oli vist 1,4. Ma arvan, et pole paha. Siuksed pikemad otsad on palju paremad kui 4 lühikest. Nii et. Ega see kullerid töö ei ole mingi kuradi meie lakkumine reis. Kogu aeg pead mingite probleemidega tegelema. Praegugi esialgu mulle meeldib see, kes toitu valmistab. Restoran Pelm, Rocca al Mare. Nagu Rocca al Mare oleks 4 ruutmeetrit pood reis. Kus see Pelm seal asub, mitte mingit infot ei ole reis. Lihtsalt Pelm, Rocca al Mare reis. Sina kuller otsi reis, kus see olema peaks. Hea küll. Leidsid üles selle Pelmi ja hakkad vedama. Nii. Hakkad vedama toitu. Jõuad esimese kliendi juurde, mul praegu topelttellimus käsil. Jõuad esimese kliendi juurde. Jah, ei tööta see kuradi fono lukkereisk. Ja siis ta tuleb 15 minutit alle ja samal ajal helistab juba teine klient ja vabandage, kui kaugel te olete, miks te nii kaua toitu toote reis. Ma ütlesin, et ei tea, kui kaua mul läheb. Et kaugel te olete. Miks te nii kaua tulete reis? No kurat, ummikud on. Ma ei saa ju öelda, et mul eelmine klient ka tont reis. Kurat, ei oska trusereid kiiruga jalga panna ja tulla alla reis. Kuidagi niimoodi need lood on ja siis need närvid vaikselt kuluvad ja siis tuleb veel mingi tellimus, mis rikub sinu tuju ära niimoodi, et vaikselt on üks hetk viskad kõik asjad nurka ja selles suhtes on hea töö, et iga kell võid öelda, et see aitab, mina ei viitsi rohkem. Ei viitsi sellega tegeleda lihtsalt. Vot, kuidagi niimoodi. Ma ei tea, support vastas nii palju, et küsis, mis tellimusega tegu oli. Aga peale seda, see oli umbes 4 tundi tagasi, rohkem pole mingit vastust tulnud. No vot, järgmine klient. No vot, mis sa tahad? Ma sõidan siit 20 minutit tõenäoliselt läbin seda ristmikuna. See on meil nüüd Kadaka ja Akadeemia tee ristmik. Kuidagi niimoodi. Bolt ütleb mulle, et 1 minutiga pead viima. Veis ütleb mulle 9 minutiga. Aga mul on tunne, et 15-ga. 2 hours later. Oot, ei tea mehed, mis mulle sisse läks ja naised ka muidugi. Aga kell on peaaegu 3 öösel, mul läks uni ära ja ma olen juba roolis ja jätkan sõitmist Bolt Foodiga. Ja meil on jälle topelttellimus käsil, mõlemad olid staabist. Nii et ka nimed olid sarnased, nii et viime esimese ära ja siis liigume teise poole, siis saab kell juba 3 ja siis on ka natukene kõrgem hind, kella 3-st on 1,4 koefitsient. Loodame, et ka siis tuleb topelttellimusi. Nii et kuskil kella 5-ni ma sõidan ja siis on aeg minna oma töö juurde.
no tellimusi tuleb, aga ei ütleks, et nii tihti kui tahaks. Hakkas tulema ka mingid ulmelisi või ütleme kahjulikke tellimusi, no umbes selliseid, et söögikohani 8 kilomeetrit, sealt kliendili 4 kilomeetrit. Et noh, selliseid tellimusi ei tohiks vastu võtta, mitte mingil juhul. Aga praegu on meil tellimus siin Vestmani ärisse. Ma arvan, et sealt tuleb siuke... No tegelikult oli seal enam vähem siuke pikem tellimus ka. Koplisse tagasi. Mina praegu just tulin Koplisse ja nüüd peab siis tagasi Koplisse minema. Aga no, pikem sõit. Ma ei kurda üldse selle üle. Tuleb natukene suurem papp. Aga hästi palju sula on ka juba sisse visanud, nii et no, huvitav olukord on praegu. Olen siis Sõle 58 ja tavaar on siin. Peaks kliendile kätte viima, klient ei vasta kõnele. Sisse ei saa, kontakti ei saa. Ja tal on sularahas makse. Ma ei teagi, mida teha raisk. Peaks vist supportisse helistama uurima, mida teha saab. Oot kuidagi nii. Ma nägin, ei ole see lihtne midagi. Ühesõnaga, support ütles nii palju, et kui 5 minuti jooksul minuga ühendust ei võta, siis nii-öelda tühistan tellimuse ära ja siis pult kompenseerib mulle selle sõidu kinni. Nii et 5 minutit ootame. Eks näha ole. No nii, sõbrad, saigi läbi minu vahetuses Bolt Foodis. Olen juba jõudnud oma töö juurde ja kavatsen kohe alustada oma tööd. Sõbrad, selline on. Summa ei ole midagi märkimisväärselt. Umbes 50 eurot tuli meil kokku. Seega, sõbrad, kui kõik oli hästi, kui teile meeldis see video, pange like, kui ei meeldinud, arusaadav, pange dislike ja kui teid üldse ei huvita Bolt Foodi tellimused, Bolt Foodi videod, siis siin tuleb kohe video ka sellest, kuidas näiteks Pärnus ma teenisin ulmelist raha. Sõbrad, aga seniks aitäh teile ja järgmise kohtumiseni.